Ei ole nyt. Sa võid hävitada Eesti põllumajanduse, sulgeda tuletõrje, koondada politsei, kaaperdada haige ja töötukossad, aga kui sa interneti poole isegi hingad, siis on kohe rahvas tänavatel. Vaba internet on meie vabaduse garantii. Meie vabadus koos mõelda ja koos teha. Tänane meeleavaldus sündis rohkem kui 100 Eesti inimese koostöö tulemusena ja enamus neist tunneb üksteist ainult interneti kaudu. Aga kui me ilma läbi mõtlemata liidutame alla kõigele, mis meile Euroopas või maailmas peale surutakse, siis ei hävi mitte ainult vaba internet, vaid kaotab vaba Eesti koos oma kultuuriga. Olen viimastel aastatel avaldanud korduvalt imestust, et kus asub küll Eesti kodanikud. See kodanikuühiskond, kes peab olema demokraatia valvekoer ja haugatama kohe, kui neid puudutavaid olulisi otsuseid tehakse, ilma kodaniketa rääkimata salaksedes ja sedastel motiividel. See kodanikuühiskond, mis seisab poliitilise arrogantsi ja ülde suhtumise vastu. Täna on eriline päev. Täna ma näen oma silmaga, et tegelik kodanikeühiskond on sündinud. Ja nagu e-riigile kohane, see kodanikeühiskond on e-kodanikeühiskond. See on kogukond, kes on tegutsenud internetis. See on tõenäoliselt Eesti kõige suurem kogukond. Täna siia, et öelda väga kõva häälega. Me ei ole vargad. Me ei ole paranoilised seemnesööjad. Me ei ole ajudeta hullid. Väga halb on see, kui võim tahab rahvast kirduda. Aga tunduvalt hullem on see, kui võim 21. sajandil kirdub sellest sajandist. Ma olen akta pabereid lugenud ja pean ütlema, et midagi nii hägust. Kui seal kirjas on, annab ikka välja mõelda. Inimestega on vaja rääkida. Mitte ennast ministeeriumi keldrisse peista. Sellised asjad peavad minema parlamenti. Selliste asjadele on vaja dialoogi pidada. Akta dokument Eesti ega Euroopa seadusi ei muuda. Siis ma väidan, et ta ei ole seda dokumenti lugenud. Õitsus. Aga vaadake, kus on lugu. Ei Viidja Koidule ega Steve Jobs ei vajanud akta. Ja nemad on autorid ja innovaatorid. Ja me oleme ühiskonna vabad, lugupeetud kodanikud. Kurat võtas, see on väga hea tunne. Aitäh! Ma arvan, et me peame nüüd võimlemispausi tegema, sest siin on päris küll. Meie vastas seisab rahvusvaheline suurtööstus, kes on valmis oma huvide ja oma iganenud ärimudelite kaitseks võitlema viimase veretilgani. Ja isegi kui meie tänane protest on edukas, kui Eesti ütleb aktale ei, kui Euroopa ütleb aktale ei, siis me ei ole võitnud mitte sõda, vaid kõigest ühe lahingu. Me ei ole üksi. Meiega koos seisavad samamoodi tuhanded inimesed Tartus, Stockholmis, Berliinis ja kümnetes teistes linnades üle kogu Euroopa
ning mujalgi maailmas. Meie reliigia on infovabadus! Kes täis? Ma ei taha seda uskuda. Ma arvan, et tänast katsad on küsimusi rohkem kui vastuseid. Ja ma usun, et ühiskond on arutavalt valmis. Riigikogu võtab seda päevakorda ÜM komisjon teise päeva. Ma arvan, et ACTA tänaseks kujul on iga ükssõnaline ja päris sellised kuulud ei tohi seda vastu võtta. Ma tean teid, et te olete siia tulnud. Tänu teile diskussioon ühiskonnas algab. Suur tänu. Ja palun veel kordan selle ka vene keeles. Я не верю, что все мы преступники. Мы пришли сюда не для того, чтобы легализовать воровство. Мы пришли сюда для того, чтобы начать дискуссию в обществе об акте. Парламент примет акта в рассмотрение в ближайшем будущем. Моя комиссия начнет это уже во вторник. Спасибо всем, кто пришел на площадь. Благодаря вам мы можем начать дискуссию в обществе. Спасибо. Huvitava paberi. Selle nimi on Andrus Ansipi valed. Ma loen ette. Ansipi väitel pole ACTA valminud salajad. On küll. Läbirääkimisdokumendid, mis kahtluse korral on tõlgendamise aluseks, on endiselt salajased. Indrek Tarand Europarlamendist, kes on täna meil Tartus, ütles, et sellest leppest hakati kõnelema alles 2009. aasta lõpus, kuigi läbirääkimised algasid juba 2007. Ansipi väitel ei riiva ACTA vähimalgi määral põhiõigusi. Vale! Seni kõige mahukam uurimus ACTA mõjudest inimõigustele on tehtud Euroopa Parlamendi roheliste fraktsiooni tellimusel, õigusteadlase Karsti ja Brauni poolt. Ja analüüs jõuab järeldusele, et ACTA riivab Euroopa Liidus kodanikele tagatud inimõigusi. Ansipi väitel pole Saksamaal ACTA uudiskünnist ületanud. Vale! Võtke lahti Steve Zeiss või Der Spiegel ja te näete kümneid, kui mitte sadu ACTA-t puudutavaid uudiseid. Ansipi väitel ei too ACTA-ga liitumine kaasa Euroliidu õigusega ka Eesti õiguste muutmise vajadusi. Vale! ACTA-ga süvitsi tegelenud advokaat Karmen Tulk on valmis pea panti panema, et see nii ei ole. Kokkuvõttes ütleb ta, et ACTA-t vastu võttes tuleb muuta Euroopa Liidu tolliseadusi niimoodi, et ka Euroopa Liidust läbi liikuvat transiitkaupa võib toll võltskauba kahtlusel kinni pidada. Väitel on ACTA Eesti ettevõtjale kasulik. Vale! Kui paljud Eesti ettevõtjad kaevab kaotavate kahjude üle, sest kuskil välisemaal rikutakse lakkamatult nende autoriõigusi. Kui ACTA järel võib toll transiitkauba kinni pidada ja Eesti suured transiitpartnerid Hiina ja Venemaa ei kavanda ACTA-ga ühinemist, kas pole neil mõistlik oma transiit Euroopa Liidust mööda suunata? Ansipi väitel on 22 riiki ACTA-l alla kirjutanud. Jama! Need riigid, kes on alla kirjutanud, kuid see ei tähenda, et see oleks lõplikult heaks kiidetud. Ja ei maksa unustada, et paljud riigid on tõmmanud hädapidurit viimaste seas ka seesama Saksamaa, kus ACTA nii-öelda uudiskünnist ei ületanud.